Ja räägime nüüd siis Reacti formidest, ehk siis igasugused input väljad ja validatsioon. Ehk siis kuna Reactis on siis ühesuunaline andmebinding, ehk andmed liiguvad ainult state'ist UI poole läbi mingisuguse funktsiooni, mida me seal ehitame, siis otse ei saa siis asju uuendada. Ehk siis kui te lähete input väljale midagi kirjutate, siis React ütleb, et see ei ole õige, sest see ei vasta sellele, mis mu state'is kirjas on ja korjab teie sisestatud inputi ära. Ehk React siis re-renderadab kogu aeg UI uuesti, et näidata, mis siis hetke state'i value on. Ehk siis tuleb kuidagi siis state'i hakata uuendama. Ehk siis iga siis input event'i peale tuleb see uuendada. Ja kui Vues on meil siis see V-model, mis siis teda teeb meile kahesuunaliselt automaatselt, siis Reactis tuleb seda teha siis käsitsi, ehk siis ühtepidi on meil siis value võrdub state'iga input väljal ja on change, mis siis on mingi handler, mis siis peab selle sisendi sealt kinni püüdma event'iga ja siis uuendama state'i. Ehk siin peab siis handleri sees peab siis tekkima mingisugune state'i update. Ja seda siis nimetatakse controlled komponentideks Reactis ja vaatame siit kõige lihtsamat näidet sellest asjast. Meil on siin input, value on name, ehk siis on üks state on ju, use state ja on change, võtab siis parameetriks on change'is esimene parameeter event on ju, võtab event'i ja selle event'i seest event, target, value. Ja sellised siis nagu hakkab siis ringiratast käima. Ehk kõigepealt on ju kirjutatud midagi input väljale, see triggerdab on-change event'i, on-change event teeb siis seda set name'i, ehk siis kutsub selle set funktsiooni siit välja, mille peale state'i uuendatakse, mille peale võrreldakse, ma ei tea, kas ta näiteks ka uuendab seda reaalselt kohe uuesti või ta võrdleb, et see on juba seal olemas ja input jääb nüüd paigale, ehk siis üks avaldaja ja klahvi vajutused ilmuvad sinna input'i välja. Ja siin on nüüd mul kunagi kirjutatud selline pikem näide, kuidas seda kõike siis proovida nagu elegantselt käsitsi lahendada, ehk sellist universaalset vormi kirjutada, mis siis oskab kõiki võimalikke input'i tüüpe handlida. Ja reaalselt on need input'i tüüpe meil tegelikult 3 on input element, seal on ka igasugused piirangud, tekstid, numbrid, mis iganes asjad, aga kõik on input väljad, siis on meil selected, ehk siis igasugused drop-down listid ja siis on meil tekst aariad. Ja siin siis kogu see jutt, kuidas seda teha, ehk siis mingisugune handle change event välja kutsuda on ju, mis siis seda kõike nagu handliks meile kaunisti ja siin on kogu see vorm nüüd siis ükshaaval nagu valmis ehitatud. Ja teistpidi siis handle change event on siin, mis siis kontrollib, mis asi see siis olla saab, mis see target type on, kui ta on checkbox, tee midagi, kui ta on radio, siis tee midagi muud ja muul juhul, kui ta on tavaline input, siis tee midagi selles vaimus. Ehk selline natukene parem nagu vorm kokku ehitatud. Aga sellise lihtsal vormil, kus teil on mõned üksikud väljad on ju, saab tavalise set state'iga ka hästi hakkama. React 19, nüüd üsna värske selline, tõi siis sellise asja, mille nimi on server actions. Ja server actions võimaldab siis saata kliendi poole pealt kohe oma sisu tagasi serveri poole peale ja serveri poole peal siis midagi sellega peale hakata. Ehk siin siis see submit contact on siis mingisugune server komponent on ju ja siin siis saab serveris siis midagi teha, ehk on see use server on ju ja siin saab andmebaasi salvestada, mida iganes siin serveri poole peal teha tahete on ju, aga meie veel nodes on ju mingit serveri poolt nagu ei kirjuta, ehk see on siin lihtsalt selline nagu teadmine, kes nagu hakkab siis nagu suuremat Reacti kirjutama, et selline asi on iseenesest nagu võimalik. Ja jällegi, et see on siis serveri poole peal on ju kogu see use action state asjandus. Ehk kunagi, kui me hakkame Node'i serverit kirjutama, siis äkki tuleme siia tagasi ja vaatame selle poole peale ka. Ehk siin seda kohe me teha ei saa on ju. Või pigem isegi mitte ei saa, aga ei taha on ju. Aga kes tahab proovida, proovige ära. Iseenesest saab selle täitsa ilusti tööle, et olen mõned korrad nüüd läbi juba teinud.
on täitsa nagu fine seda teha. Ja siis tulevad meil niisugused toredad use funktsioonid, use form status, mis siis kontrollib seda, et kus meie vorm parasjagu on, kas ta on siis pendingus või mitte pendingus, kas ta siis submitib parasjagu või ta on juba ära saadetud, saab niisugust asja teha, on ju. Siis on olemas veel use optimistic, millega saab siis kontrollida seda, mida me siis kuvame, kuniks seda vormi meile submititakse. Ehk nii-öelda kuni ta veel serveri poole peale läheb, siis saab juba lokaalselt mingid asjad välja renderdada. Ehk siis nii-öelda optimistic to-do's teha, on ju. Ehk me veel ei ole kindlad, kas asjad serverisse on nagu läinud, aga juba saame kliendi poole peal midagi välja renderdada. Jällegi, see on niisugune nagu fancy nüüd Next.js-is nagu vormi tegemine. Ja meil on siis veel, kui nüüd puhtalt UI poole peal oma vorme teha, et kui nüüd käsitsi tahaks nüüd kõike ehitada, siis reaalselt on meil vormidel terve hulk nagu probleeme, mida lahendada, mida meil on ju lahendab .NET väga ilusti koos oma kliendipoolse validatsiooniga ja kõikide kaunite tähekelperitega, siis seda kõike ise nagu käsitsi nüüd frondi poole peal järgi nagu ehitada on suhteliselt mitte võimatu, täpselt ei olegi väga keeruline, aga lihtsalt nagu tüütu ja kuna seda on nagu väga paljudel inimestel vaja, siis on neid vormi teeke, mis seda meie eest teeksid, on siis päris nagu mitmeid. Ehk kõige tüüpilisem nendest, mida kasutada, on siis asi, mille nimi on React Hook Form, mis on selline hästi TypeScripti toega, mida alati seal rõhutatakse kõvasti ja siis põhineb hookidel. Ja mida siis selle use formiga siis teha saab? Ehk kõigepealt mingisugune interface on ju, mis andmeid me ootame. Ja siis meie use form, mis ütleb, et meie data on siis see, login form data, kus on meil 2 välja. Ja mida ta siis meile tagastab, tagastab meile form state'i, register funktsiooni ja handle submit funktsiooni. Ja nüüd saab neid siis siin vormi juures siis hakata siis seda asja üles ehitama. Ja kaunisti ka panna paika siis oma igasugused validatsioonid ja muud igasugused väärtused, et kuidas see asi peaks täpselt töötama. Ja lõpuks, kui meil on tekkinud mingid errorid siia, siis saab neid ilusti siin ka välja kuvada, et juba näed, on dünaamiliselt tekkinud errorid, enne kui üldse seda vormi siis submititakse. Ehk see kõik siis toimib üsna ilusti. Ja just see pool, et siin on kogu see validatsioon küljes, regexi tugi ja kõik muud taolised asjad. Ehk toimib väga kaunisti ja terve hunnikilised asju, ehk siis see register meetod siis registreerib ära just selle, et sellel väljal meil on sellised tingimused. Ehk seda kasutatakse üsna palju, mida ma näinud olen ja olen ka ise seda päris korralikult kasutanud. Siis saab teha veel keerulisemaid asju, on olemas siis Zod, mis siis on selline validatsiooniteek, millega saab asju proovida teha, ehk selline TypeScripti validatsioon, kus saab siis igasuguseid reegleid kokku kirjutada, mida siis dünaamiliselt kontrollitakse, et kas andmed vastavad siis sellele asjale. Ja siin nüüd siis type form data, ehk siin siis tuletatakse nüüd sellest skiimast, Z siis tuletab oma mingisuguse tüübi, millega siis seda asja teha. Ja siin siis antakse kaasa selle Zodi tüübi kaudu, mis on seal defineeritud, öeldakse, et meil on siis resolver, mis on siis Zod resolver, mis siis käib ja ütleb siis sellele register formile, ütleb sellele React Hook formile, ütleb, kas meie vorm on siis valiidne või mitne valiidne ja mis seal need vead on. Ehk siin nüüd see register nagu läheb lihtsamaks, ehk meil ei ole mitte need reeglid siia register külge kirjutatud, vaid need juba võetakse siit resolverist. Ehk nüüd näeb see vorm võib-olla natukene lihtsam välja. Ehk selle tüüpide definitsioon on eraldi versus see, et milline see vorm välja näeb. Ehk see vorm on nagu lühem ja paremini nagu hoomatav. Ja jällegi, Reacti suur probleem on kindlasti see, et hakkab tapeediks muutuma.
ehk aeg-ajalt tuleb siis mõtelda, kui palju seda tapeeti nüüd nagu olema peaks või kas siit saaks mingeid asju nagu eraldi komponentideks kirjutada. Vahest õnnestub, vahest mitte. Ja neid teeke on siis ka teisigi. Siin on mingi nimekiri nendest, aga ütleme, see React Hook Form ja Zood sinna juurde, Zood teeb üks viisakamaks, on siis selline kõige võib-olla enam levinud populaarsem variant, mida proovida. Proovi järgi!